arengukava 2012-2020 vastuvõtmine. Heiki Hansen, palun. Arengukava, mida siis on koostatud alates jaanuarist saati ja ma loodan siiralt, et kõigil on olnud võimalus siin kaasa rääkida, vähemalt kõigil on seda võimalus pakutud. Ja eelmisel korral sai seda kaasarääkimise võimalust veel pikendatud kuu aja võrra. Ja täna on ta siis teie ees, laekusid mõningad ettepanekud, et täna on siis neid, kes neid ettepanekuid tegi. Enamus neist ettepanekutest on ka arengukavas arvestatud ja paluks seda täna siis vastu võtta. Aitäh! Ma tean, et arengukomisjoni esimehel on väike ettekanne arengukava suhtes. Siis jälle praegu. Kui praegu sobib, siis ma selle ette loeksin, see võtab 5 minutit, et on väikest kannatust. Et arengukava koostamise protsessis osales ka enne seda volikogu poolt ellu kutsutud Elva linnavolikogu arengukomisjon. Komisjon pidas koostamise protsessi käigus mitmeid koosolekuid, paljudel kordadel olid kaasatud lisaks komisjoni liikmetele ka kohalikke inimesi, volikogu liikmeid, linnavalitsuse töötajaid. Arengukava koostamise töörühmades ja juhtgrupis osalesid arengukomisjoni liikmed regulaarselt. Lisaks komisjoni liikmete individuaalsetele ettepanekutele tegi arengukomisjon ka arengukava koostamise protsessi käigus hulganisti kollektiivseid täiendusi ja parandusettepanekuid. Paljusid neist võeti arvesse, mõningaid mitte. Headeks külgedeks on arengukava koostamise metoodika, elanikkonna üldine kaasamine ja arengukava vormiline pool. Samuti võib öelda, et kogu koostamisprotsessi ajal oli võimalik arengukavasse teha täiendavaid ettepanekuid, mida üldjuhul arvesse võetud. Arengukava dokumentide osas on mitmeid puuduseid hetkeolukorra analüüsis, mis on komisjoni hinnangul koostatud üsna subjektiivselt. Selle põhjuseks võib pidada seda, et hetkeolukorra analüüsi on valdkonniti kokku pannud sama valdkonna eest aastaid vastutanud isikud, mistõttu ei ole seesmiselt nähtud paljusid eksisteerivaid probleeme, seda eriti seoses kooliharidusega ja linna juhtimisega. Erinevalt teistest peatükkidest ei olnud linna juhtimisega seotud peatükis probleeme eraldi välja toodudki. Tulemuseks on see, et hetkeolukorra analüüs erineb üsna olulisel määral tegelikust pildist. Puudulik hetkeolukorra analüüs on mõjutanud arengueesmärkide seadmist ja tegevuste kavandamist. Ehk Elvas on üsna palju positiivset, mida arengukava hetkeolukorra analüüsis on ilmekalt esile tõstetud, peab arengukomisjon oluliseks välja tuua ka kajastamata jäänud tegelikku olukorda, mis nõnda rõõmustav ei ole. Ja siit siis mõned punktid. Viimase 4 aasta jooksul on rahvastiku vähenemine olnud üle 200 inimese, mida ei tohiks käsitleda kui statistilist probleemi või viga. See on kindel ja süvenev trend. Rändesaldo on olnud negatiivsed viimased 5 aastat ja kui seda probleemi ei teadvustata, puudub ka tegevuskava olukorra muutmiseks. Praeguses arengukavast välja ei loe otsustavaid meetmeid süstemaatiliselt elanike väljaranda pidurdamiseks. Esile on toodud seda, et linna laenukoormus on maksimumi lähedal, seda küll mitte siis protsentuaalselt sellest 60%, aga teiste parameetritega, teisi parameetrid arvesse võttes ja piiranguid ei ole võimalik laenukoormust oluliselt suurendada. See tõstatab küsimus, et kui linna elanikkond veel kahaneb, ei ole see seis enam mingi hea. Probleemne koht on see, et Elva gümnaasiumi atraktiivsus näib olevat viimastel aastatel langenud. Selle ilmekaks näiteks on gümnaasiumisse astunud 39 õpilast, mis on viimaste aastate madalaim näitaja. Linna tänavapilt ja ettevõtluskeskkond ei ole atraktiivne, seda näitavad siis dokumenti kaasa pandud fotod. Kurb on eriti see, et linna välisilma kujundajateks on tihtipeale ka linnale kuuluvad hooned, mis ei ole eeskujuks eraomanikele. Puuduseks on toodud see, et kodanikuühiskonna aktiivsus, kogukonna tunne, oma linna tunne ei ole oluliselt viimastel aastatel suurenenud ja see peegeldab võimukaugust. Ja lisaks on siin väiksemaid asju, kuriteostatistika on võrreldes aastakümne tagusega suurenenud, enam ei ole Elva Eesti kõige turvalisem linn.
ja sinna toppi peab ei puhu. Siseriiklikult on Elva Maine saanud samamoodi allakäigu osaliseks, ses suhtes annavad kinnitust siis telekanalite toppi kuuluvad saated, mis on Elvat negatiivselt kajastanud. Seega komisjoni arvates on hetkeolukorra analüüs kohati ebatäpne ning moonutatud. Paljud olustiku kirjeldused, mis siin on välja toodud, puuduvad. Lisaks hetkeolukorra analüüsi vähesele kirjeldusele on puuduseks liigne keskendumine struktuurifondide toetustele, vähene tähelepanu tulude suurendamisele, arengukava liigne seotus investeeringutesse ja betooni ja terasesse. Samas on märksa vähem tähelepanu pööratud struktuursetele reformidele, tegevuskavade realiseerimisele, linnakodanike ressursi kasutamisele, kaasamisele, turundamisele ja teavitamisele. Koostatud arengukava näeb suuresti ette laekuva raha kulutamist, kuid tulude suurendamisele ei keskenduta samas mahus. Sedasi omab arengukava suuresti pigem taktikalise plaani elemente kui strateegilisi dokumendi iseloomu. Arengukavale ja arengule olulised küsimused eelkõige kasvu puudutavad, sealhulgas elanike arvu kasvu, tulubaasi kasvu, hariduse kvaliteedi kasvu, ettevõtete loomise kasvu osas on mitmes kohas lahendamata. Neid puuduse arvesse võttes on arengukomisjoni seisukohal, et valminud dokumendid on koostatud puudustega. Kuna arengukava on dünaamiline ja ajast aega muudetav dokument ning selle täitmine ja seire on jätkuvad protseduurid, loodab komisjon, et linnavalitsus kui arengukava koostaja täiendab arengukava operatiivselt, pöörates tähelepanu ka esile toodud puudustele. Selle tagamiseks teeb komisjon järgnevad ettepanekud. Esmalt vaadata kriitilise pilguga üle hetkeolukord ja monitoorida seda aastaringselt. Hea võimalus selleks on vabaõhukoosolekud või taastada linna veebilehel kasutajasõbralik foorum, et taas kaasata kodanikke puudustele tähelepanu juhtimiseks. Järgmine ettepanek on kasutada arengukava elluviimisel tulemusjuhtimise süsteemile omaseid visuaalseid näidikuid. Näiteks seinale kirjutada igakuine plaan gümnaasiumi maine parandamiseks või elanike arvu suurendamiseks. Oluline on näidata, et linna juhtimise missioon vastab arengukavas kirjapandule ja kaasata arengukava elluviimise seireks volikogu. Ettepanek siinkohal volikogu arengukomisjoni, andes 4 korda aastas, siis 2 korra asemel, 4 korda aastas ülevaade volikogu arengukomisjonile kui volikogu poolsele arengukava seire teostajale. Eeltoodud tähelepanekuid kui koostatud arengukava olulisi puuduseid rõhutades soovib komisjon esile toodud puuduste arvesse võtmist ja kõikide puuduste likvideerimist hiljemalt 1 aasta jooksul. Komisjon ühtlasi tänab linnavalitsust tehtud töö eest ning soovib jõudu seatud eesmärkide täitmiseks ja ületamiseks. Komisjoni ettepanek volikogule on arengukava heaks kiita. Lisaks sellele on siis üks arengukava täiendus, mille võin ka praegu ette lugeda või hiljem. Äkki linnavalitsus kommenteerib mõnda punkti ettepanekute osas? Jah, põhimõtteliselt, mis siin puudutab laenukoormust, siis laenukoormus selle aasta lõpu seisuga, arvestades seda, et me võtame ära ka viimase osa ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks minevast laenust, siis see on natukene üle 34% ja lubatud 60% juures. Kui nüüd vaadata kas või seda eelarvestrateegiati, siis jah, ma olen nõus, et võib-olla Elva linn ei kannata välja praeguste tulude juures võtta laenu 60% piiri peale, aga 5-60% vahel on kindlasti see reaalne piir olemas, nii et meil on kindlasti laenuressurss olemas ja kui eelarvestrateegiat vaadata, siis see protsent on kõige kõrgem järgmisel aastal ja sealt edasi hakkab kahanema, nii et sellest hakkab laenuressurssi vabanema. Et sellega ma päris nõus ei ole. Mis nüüd puudutab Kesktänava fotode valikut, siis ma ei tea, mis alusel see fotode valik on tehtud. Kindlasti on Kesktänava veel inetumaid maju kui need, mis sinna välja toodud on. Aga okei, see selleks.
mis puudutab nüüd linnapilti üldiselt ja etteheidet, et linnamajad või teed ja tänavad ei ole nii heas korras, kui võib-olla arengukomisjoni liikmed näeb, siis 2008. aastal, kui sai ühinetud vee ja kanalisatsiooni projektiga, siis tegelikult oli nende teadlik valik, et lähemate aastate investeeringud ja linna ressurss läheb veekanalisatsiooni väljaehitamiseks, mis tänase päeva seisuga on praktiliselt lõppenud, et reovee puhasti on vaja renoveerida ja sinna on läinud suured summad, et see oli teadlik valik ja kui seda ei oleks hetkel tehtud, siis ma arvan, et seda veekanalisatsiooni ei oleks kunagi Elva linna tulnud. Vaatamata sellele on ikkagi siin koolimaju lasteaedu remonditud, et on tehtud õiged valikud. Nii, kas on veel kellegi arengukavas? Korraks täpsustaksin lihtsalt, et tegemist ei ole nüüd lause kriitikaga, vaid tegemist on olulistele puudustele tähelepanu juhtimisega, mis ei tee kogu arengukava üdini maha. No oluliselt mõnele faktile vastasin mina ka täna meiliteele, millega me Reedi Kartinga nõustusime pärast. Ja turvalisuse teema vaatama, ma ei tea, kus Reed võtab, et Elvalinn on ebaturvaline linn, et nii palju, kui ma olen praegu meie politsei pärast iga nädal suhtleme nii püramiidi teemadel kui üldse nädalavahetuse teemadel, et ei ole minu meelest väga ebaturvaline, et väga palju kallaletungi ja rööve siin Elvas ei toimu, isegi vandalismi ja lõppumisi on aastatega kõvasti vähemaks jäänud, tänu sellele, et me oleme panustanud väga palju turvakaameratesse, kõik linnahooned, mis on nii-öelda renoveeritud, on saanud turvakaamerad. Toetame abipolitseid ja ma loodan, et see teema, kuna ütleme sellist pahatahtlikkust ja pätlust nagunii täiesti ära ei likvideeri, aga kindlasti saab siin ka paremini koostööd. Nii, aitäh, Rein. Et ma tulenevalt sellest, mis sai selle haljastuse koha pealt räägitud, ma teeks nüüd ettepaneku andeks, et see on jooksvalt tehtud, aga tõesti see uudis oli minu jaoks üsna värske, päris värske. Et see on 5. lehekülg arengukavas, kus on siis all planeeritud rohestruktuuri arendamine täiendus selle punktiga haljastuse planeerimine. Ja see ilmselt nõuab siis ka täiendus selle eelarveliste tegevuskavas, see on vist 12 siin praegu. Tegelikult selle rohestruktuuri teemaplaneeringu koostamise juures on kindlasti arvestatud haljastust, et ütleme, ta ei ole välja sõnastatud, aga läbi selle arengukava koostamise oli tegelikult see haljastus ja see haljastuse kontseptsioon oli tegelikult teemaks kogu aeg. Et ma ei tea, kas meil praegu nüüd konkreetselt seda sõnastust siia sisse tooma hakata, millega on kohe ka seotud nii tegevuskavad kui ka potentsiaalsed investeeringute kavad, et see muudatus läheb suht mahuliseks. Või võib-olla äkki lepib sellega, et tooks selle sõnastuse aasta pärast arengukava ülevaatamisel konkreetsemalt sisse ja viiks ka investeeringute ja tegevuskavadesse konkreetselt. See on muidugi rahuldav tegelikult, et oleme aasta pärast satud, sest see kindlasti tuleks nagu eraldi käsitleda neid asju, et metsapargid on üks teema, see on, eks ole, peaaegu looduslik kooslus, mis koosneb siis Eesti kolumõikutest taimeliikidest ja siis need väiksed väljasalad ja mis tahes selline taimedega kaunistamine, see on teine teema. Nad peaks eraldi olema käsitletud, et praegu ei tule väga selgelt välja. Ma arvan, et see peaks olema läbi mõeldud, praegu Elva läheb väga tädimaalikuks. See tuleb linnale kasuks kindlasti, kui see haljastus on korralikult läbi mõeldud ja selline plaan ka avalikult läbi arutatud. Sest siin Elval on nagu teistsugused võimalused, siin on näiteks need väiksemad
Männipargi osad, mis on juba isegi mille alt muru niidetakse, et seal väga hästi võiksid olla rododendreid näiteks ja mida iganes, et püsikute osakaalu suurendamine ja mida mina olen, see on kindlasti teema, aga ma täiesti nõustun, et see võib olla ka järgmise aasta teema. Kui Rein on nõus, siis tõesti võib-olla siin kevadel või juba sügisel ikkagi koostööd siin linnavalitsuse ametnikega need asjad läbi arutada ja no seda võiks maakomisjon teha ja seal ka oma ettepanekud realiseerida siis ja see haljastusplaan võiks nüüd olla juba sügised valmis. Ettepanekud Rein on kindlasti nii, Greet, ma lihtsalt täpsustaksin, et ka üks kodanik soovis juba sel aastal haljastuskomisjoni ümarlaua kokkutulekut, et sarnane soov on olemas mitte ainult võimustruktuuride poolt, vaid ka kodanikendid. Haljastus ümarlaud. Jaa. Me oleme seda isegi siin teinud aastate jooksul, et kodanike algatused ja asjad on kõik ilusad asjad, aga realiseerimine ja finantsid on veel teine teema, aga miks mitte kodanike algatust ära kuulata. Nii, kas on veel küsimus arengukava, Peeter? Sissejuhatus ka tahaks öelda, et projektidega siis arengukavas on väga palju head. Mõned probleemid on ja minul selline seda prioritiseerimine on jäänud minu jaoks selles arengukavas probleemiks. Ma olen mitmed kordi tähelepanu juhtinud. Ja kui konkreetsemalt rääkida, siis ma tegin ka ettepanekud, 4 ettepanekut siin arengukavasse teatud muudatuse sisseviimiseks ja üldiselt on hea tava selline, et kui ettepanek saadetakse, siis kui seda ei arvestata, siis vähemalt öeldakse, miks ei arvestata. Näiteks ma siin tõin sellega, et siinsamas, mis täna käis juba läbi teema on Elva kooli arendamise osas, et koos naabervaldadega koolibussi teenuse välja arendamine. Me kuulsime täna seda vastust, see on olnud peaaegu aasta või 2 selline stabiilne vastus. Aga ütlen, et see on selline asi, mis minu arvates, kui me seda ei suuda teha, 3-4 aasta pärast on hiljem seal. Ja sellised asjad võiksid olla nagu sees. Teisena võiks tuua siin ka ettepaneku, et ma saan aru küll, et me ei prioritiseerinud neid tegevusi, mis seal on, minu arvates on tegelikult iga. Aga näiteks, kui lihtsalt peale vaadata, siis taristu all on kantud, et sadeveesüsteemi välja arendamine oli vist 2. kohal. See on siukene rahaline maht, mis selle taga on, et uskumatu suur maht. Ja vabandust üksed. Ja tänava valgustuse võrgustiku korrastamine, mis on minu arvates nagu loogiline. Investeeringud on küllalt suured mahus tehtud ja mille natukene vaja korrastamist oli tagatud. Ma saan aru, et ütled, et see ei ole nagu prioritiseeritud nimekiri. Aga minu arvates see ongi see viga. Tähendab, prioriteedid panevad paika need aastaarvud, mis on taga on, et võib-olla tõesti see nimekiri iseenesest, võib-olla või kindlasti ei olegi prioriteetide järjekorras. Aga ma kohe siin vastaks sellele tänavavalgustuse ja sadeveesüsteemile, et kui sa seda tegevuskavas vaatad edasi, mis nende all konkreetselt on mõeldud, siis tänavavalgustuse puhul on mõeldud vana taastamaante äärse kergliiklustee valgustamist konkreetse investeeringuprojektina, mis on otseselt seotud sellega, kui Maanteeamet peaks hakkama seda kergliiklusteed välja ehitama. Praeguste plaanide kohaselt on see 2015. Ja sadeveesüsteemi väljaarendamise juures konkreetne tegevus oli selle projekti või kontseptsiooni paikapanek, et tegelikult Elva linnale praegu sellist konkreetset projekti ei olegi, et tervet linna hõlmav sadeveesüsteem oleks projekteeritud ja paika pandud. Et see ei ole otseselt nii suurte kuludega seotud. Jah, terve sadeveesüsteemi väljaehitamine on seotud väga suurte kuludega. Aga konkreetse tegevusena oli toodud ikkagi praeguse projekteerimise. Ma küsin, et kas on kuskilt nagu sellist infot, siis ega see on reaalne sadevee välja ehitamine, et üks oli projekteerimine, tõesti ma ei teadnud seda, aga siis eks projekteerimisel peab järgnema ka ehitus, sest muidu projekteerimine mõttetu, et kas on mingisuguses mõõdetavas ajateljes, ütleme siin, ka olemas mingi info, et see võiks olla näiteks Euroopa Liidu prioriteet järgmises rahastamisperioodis, minul näiteks see info puudub. Ei oska seda praegu kinnitada, et see võiks seal olla.
seaduste muudatustega vist on asi läheb nii, et tegelikult ka sadeveed lähevad vee- ja kanalisatsiooniteenuse pakkuja nii-öelda haldusesse. Et noh, siin on võimalusi investeeringute osas kokku leppida ka nende süsteemide haldajaga või siis muidugi Elvas on palju sisuliselt torgustikuga sadevee ärajuhtimist on Elvas suhteliselt vähe, et enamus on ikkagi seotud kraavide ja loomuliku valgumisega, kusjuures ka väga palju kraave on elanike poolt kinni aetud, sellepärast et kas või näide Käoteelt või kuskilt mujalt, kus lihtsalt arvatakse, et mis see loht siin ikka maja ja tee vahel on, et hea oleks seal autod parkida ja see platsi järjest. Ja muidugi palju kraave on ajapikku ka lihtsalt looduslikult hävinenud, et see on probleem ja on piirkondi, kus ilma suuremahulise torustiku ehituseta ei olegi võimalik sadeveed ära juhtida, näiteks kas või Õie tänav. Ma tean, et seda ja mõtlengi, et tõengi see, et ikkagi sadevee ükskõik mis suur mahus tegemine, see on väga suur rahaline maht, mis ütlen, kui Euroopa Liit seda ei rahasta, siis oma finantseeringust siin kuskilt seda välja pigistada, see ei ole peaaegu reaalne, ütleme niipidi. Jah, aga kõige suuremad probleemid on kohad tuleks kuidagi kaardistada ja ka olemasolevad süsteemid kuidagi töösse panek. Nagu siin Eiki ütles, et see kuldne kolmnurkpalude Käotänav, Järvetanav, kus on lokk ja kuhu jooksevad need veed kokku, tegelikult on isegi mingi selline projektilaadne asi, päris sellise projekti ei ole. Soovisid ära teha ju koos selle ühisveelähti ja kanalisatsiooniga, see käis üle jõu, selle suurusjärk sellele oli kuskil 600 000 krooni, ehk siis 30 000 eurot kuskil. 40 000 eurot. Ta on tõesti seotud väga suurt investeeringutega. Kui plaani ja ei kavatse, siis midagi juhtub. Mis puudutab Peetri küsimust, et kas on kuulda, et sadevee ja kanalisatsiooni töödeks tuleb abi europrojektid, siis tegelikult seda kuulda ei ole, see on üsna vähe tõenäoline, sinna abi tuleb. Pigem on ikkagi, nagu eelmine volikogu ütles, et linnade liidu ja maaomavalitsuste liidu ja toim on teinud ettepaneku, et ikkagi järgmises programmperioodis võiks oluline investeering minna teede ja tänavate võrgustiku väljaehitamist ja kaevamist. Aga kas saaks üks asi siis minu mõnedalikult täiendus oli korralik kirjalik vastus, sest see on tavaline selline asi, et kui tehakse täiendusettepanek ja ta on lükatud tagasi, siis on tagasilükkamiseks põhjendus, siis saadatakse vähemalt mulle vastus. Kui see oleks tehtud, siis ei oleks võib-olla vaja küsida. Ja teine asi siiski, et ma saan nagu küsimusele vastust, et ma ei rääkisin ka sellest prioritiseerimisest, et siin oli pooleldi vastus, ütleme niipidi, aga ma olen seda rõhutanud väga mitmetes kohtades ja loomulikult prioritiseerimine ja rahad on seoses, aga siin ongi minu arvates see, et me peaksime ütlema ära, et igas valdkonnas näiteks kas või 1 või 2 asja, mida me igal juhul teeme ära, siin ütleme 10 aasta jooksul oma rahadega, mis meil on enda arvestatud. Euroopa Liidu raha tuleb millise meetme alt, millisel moel, nii edasi, see on küllalt umbmäärane asi, me ei tea seda täpselt. Aga samas, ütleme niimoodi, kui omavalitsusena me peaksime teadma, et igas valdkonnas, kas ei saa ühtegi valdkonda välja jätta, peaks olema 2 selget prioriteeti. Ja ma arvan, et see ei takista ka tulevikus Euroopa Liidu rahade taotlemist, ütleme kas või seal nimekirjas 4. 5. olevale meetmele, mis näiteks sobib Euroopa Liidu meetmesse. Aga sellisel juhul oleks nagu sellel arenguval selge selline nagu prioriteetsus ja ükskõik missugune poliitiline valitsus siin omavalitsuses ei oleks. Kui ta normaalne, siis ta võtab ikkagi seda arengukava ette ja kui ta näeb, et seal on ikkagi pandud arengukavas selles valdkonnas see prioriteet, siis seal asi läheb edasi ja see ongi see arengukava mõtteni. Selline süsteemsus ja prioriteetsus läheb ka pikemalt edasi. Teeksin selle sama ettepaneku, et võib-olla kahjutleme selle järgmise aasta paranduste juures võiks arvestada seda, et võiks siis tuua igale valdkonnale, ütleme, 3 kõige prioriteetsemat asja välja ja siis ülejäänud võib-olla ei peaks nii väga prioriteedi järjekorras olema.
et kahtlemata, kui rahastust näiteks 5 projektile ei tule, siis sellele 5 projektile arvestatud oma osaluse eest saab näiteks 1 projekti valmis teha. Et see kahtlemata ongi niiviisi. Ja on ka mingid projektid, mis ütleme, kui on korra alustatud, siis peavad lõpuni saama viidud ja nende puhul mustades stsenaariumides kindlasti tuleb ka arvestada sellega, et halvimal juhul tuleb, me peame olema võimelised nad oma rahadest valmis tegema. Absoluutselt. Ja mõtleme, et ega see, et kui tuleb mingi meede, mis sobib näiteks nimekirjas olema 5. siis tuleb selle meetmest saaks sinna 5. ka taotleda ja ega ju ei saa Euroopa Liit eeldada, et kõikidel kohvidel on prioriteedid samad nagu on Euroopa Liidus. Jah, see on mõistlik mõte, et me oleme siin arutanud nii arengukomisjonis kui linnavalitsuses ja see võiks sisse viia, kas on veel küsimusi arengukava juurde? Nii, palun tänu. Ei ole ühtegi viidet vanale arengukavale. Mis on tehtud, mis on tegenud? Tähendab, konkreetselt sellist analüüsi ei ole. Ma praegu nüüd peas kohe ei oska täpselt öelda. Ma arvan, et viide on olemas, et sellest on lähtutud. Oli kindlasti kuskil oli, lause. aga ma ei oska praegu konkreetselt kohta öelda. Siis seletused peaks olema. Mitte üks sõna. Ahah, on ikka jah, vabandus. 2008–18. Aga mis seal siis nagu tegemata on? Mis puudutab arengukava 2008–2008, tähendab kõik olulised asjad, mis on tegemata, on siia üle kantud nii investeeringute kui tegevuste poole peale. Võiks küsida, et arengukava 2008–2018 on peaaegu sama periood, mis 2012–2020. Kusjuures see arengukava 2008–2018 oli esialgselt 2008–2015. Ja kuna oli kohustus, et arengukava peab olema vähemalt sama pikalt kui laenukohustused, siis laenukohustuste pikenemisel lihtsalt sinna liideti aastaid juurde. Et ega sisulist poolt tegelikult ju parandatud ei ole. Aga võib-olla oleks mõistlik siis arendada see uus versioon vana versiooni pealt välja uute prioriteetsustega, mingisuguse uue muutunud järjekorraga. Aga selles mõttes, et vanast tegemata jäänud asjad on uues arengukavas arvestatud ja neid ei ole keegi kõrvale. See on ainult sõnad, eks ju. Arengukava arenduses ei taju seda. Siis on kahju, kui ei taju, et sisuliselt on nad siin olemas. Nii, kas on veel küsimus? Rein. Üks küsimus veel, mille ma tegelikult saatsin arengukomisjonina, sest ma jäin natukene hiljaks üldse oma selle kodutööga, mis puudutab seda turismisektori arendamist. Ma vaatan selle turundamiseks on ka küllaltki kopsakas summa ette nähtud järgmise aastaks, aga ma seal Rätile kirjas ma viitasin, et tegelikult ei ole mitte midagi turundada, kui ei ole toodet. Ma väidan, et Elvas ei ole ühtegi turismitoodet. Et ei selle Elva matkakeskuse kodulehel ei ole ühtegi ööbimisega paketti. Pakettideks nimetatakse matka väärajal näiteks ja selliseid tegevusi. Ja ei ole ka Visit Elva kodulehel ühtegi turismitoodet ma ei näe. Turundada meil nagu mitte midagi ei ole. See on osaliselt õige ja tegelikult me sellel reedel juba on kokku lepitud ka kokkusaamine aktiivsemate turismipiirkonna partneritega, et hakata just seda teemat arutama, et meil lähitulevikus oleks need tooted, mida müüa ja oleks need paketid, mida ka laiemale üksusele pakkuda. Et kindlasti need, kas või need tooted seoses majutamise ja kõigega, need peavad ilmselt ikkagi olema koostöös, et ainult Elvalinn neid arendada ei saa. Ja sellest me hakkame reedel tõsiselt rääkima, ma arvan, et me jõuame seal ka konstruktiivse koostööni. Ja tüül välja, et 1. oktoobril siis on matkakeskus kokku võtnud ka 5
piirkonna, puhkepiirkonna partnerid, et arutada ikkagi seda puhkepiirkonna strateegiat ja siin on loeti, et soov või kõigil oli, kõik nad ise on kokku leppinud, et paketid välja töötada ja kaasa võtta, et selle teema nagu matkakestud ikkagi rauda taob, aga väga visalt, ega suur strateegia kirjutati kokku, aga selline koostöö on väga visalaab. Aga sellega me ka tegeleme iga päev. Nii, aga on veel küsimusi, Reetis veel? Ma tahtsin lihtsalt kommenteerida seda, et minule teadaoleva info kohaselt ka nüüd töötavad pakette praegu just välja. Nii, aga jutud räägitud, arutatud, erinevad küsimused, vastused, kõik teemad on läbitud. Tegeleks siis nüüd eelnõuga konkreetselt ja paneks siis Elva linnavolikogu määruse eelnõu Elva linna arengukava 2002. Palun? Üks muudatused. Veel? See, mis kirjalikult edastatud. Sammune, mis seal kirjas oli. Teet luges ju ette. Sa mõtled need punktid, mis seal kõik olid? Ei, üks konkreetne muudatus ette. Mis puudutab seire. Seire 4 aasta peale ja koostöö arengukomisjonis. Või 4 kord aastaga. Ma muidugi kommenteeriks, et see konkreetselt tegevuskava seire on selline põhimõtteliselt nagu linnavalitsuse selline taktikaline töövahend tegelikult. Ja paljud protsessid on ikkagi piisavalt pikad, et kas 4 korda aastas seal kokku tulla ja teda seirata, kas sellel on otstarvet, mina arvan, et 2 korda aastas on täiesti piisav. Pluss siis see 1 kord aastas, mis volikogu teeb arengukava üle aasta. Nii, mõlemad ettepanekud. Aga võiksin selle ettepaneku ka lühidalt ette lugeda. See läheks siis hääletusele? Jah. Seire 4 korda aastas, ma ei hakka seda siis pikalt ette luganud, on ekraanid. Mul oleks siis selle ise ikkagi ette, et tegevuste kava täiendatakse ja täitmist hinnatakse kvartaalselt ja arengukava seire hindamine ja täiendamine toimub linnavalitsuse ja volikogu arengukomisjoni ühiskoosolekul. Ja siis põhjendus oli ka, et muudatusettepanek on koostatud arengukomisjoni poolt eesmärgiga aidata täita sisuga linnavalitsuse missioon kaasavast juhtimisstiilist ning teisalt tagada volikogu jätkuvalt tugev roll ja kontroll arengukava seires ja arengukava täitmises. Et see on siis pigem jätk sellele arengukomisjoni moodustamisele ja volikogu osalemisele arengukava seire ja täiendamise protsessis. Miks see nüüd sai ja viimasel hetkel ta ka sai, et päris korrektne on muidugi tänaseks nüüd panna läbi hääletama on võimalik, aga sinna lisada on päris keeruline ja mina kordaks ka pigem seda, et 2 korda aastas oleks täiesti piisavalt, et jällegi arengukomisjoni tegevus oli praegu pandud arengukomisjoni välja ja arengukava väljatöötamiseks, et siin tuleb ka veel uus eelnõu teha arengukomisjoni jätkuks või olen sellest rääkinud. Arengukomisjoni tähtajad. Panen selle ettepaneku teil ees oleval tekstis ja etteloetud tekstis hääletusele, kes on selle poolt, palun käemärk anda. Kes on vastu? Vabandust, 6 oli vist, jah? 1, 2, 6, jah. 6, kes on vastu? 6. Oli 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. See ei, kõigepealt paneks 1 punkt hääletusele. Nii, mis sa oled poolte vastu? Nii, siis on 7 ja erapooletuid 2. Kas tuli nüüd arv kokku? 6, 7 ja 2. Siis on koos. Nii. Sellega ei ole need ettepanekud vastu võetud. Ja läheb hääletusele Elva linnavolikogu määruse eelnõu Elva linna arengukava 2012-2020 vastuvõtmine, kes on selle
hääletuse poolt, palun käega märku anda. Üksteist poolt, kes vastu? Üks vastu, kes erapooletud? 3 erapooletut. Seega on Lemmelinna arengukava 2012-2020 vastu võetud. Eelarvestrateegia poolt väga suured tänud Inna Rebasele, kes oli strateegia taga, ja arengukava poolt siis kõigile neile, kes on ka arengukava lisas juurde lisatud nimekirjas. Aitäh!